Tallinna süda, Vabaduse plats oli 24. veebruaril täis pidulikku melu. Eesti Vabariigi aastapäeva paraad meelitas kohale tuhandeid inimesi, politseinikke, sõjaväelasi ja kõrgeid ametnikke. Vabadussamba juures leidis aset üks suurejoonelisemaid üritusi, mis tõi kohale palju rahvast. Vabadussamba juurest pingilt avastati aga šokeeriv leid, noor sõdur Ivo, pistoda rinnas. Kuidas oli võimalik, et teda polnud terve päeva jooksul märganud keegi tuhandetest möödujatest? Sellele küsimusele pidi vastuse leidma vanem uurija Toivo, kes oli tuntud oma geniaalsuse ja alkoholi ning nikotiinisõltuvuse poolest. Ta oli lahutatud abikaasast Mari ja temast võõrandunud 20-aastasest pojast Meelisest. Toivo partneriks oli 25-aastane noor ja innukas, kuid naiivne ja väikese elukogemusega Dimitri. Dimitri rääkis eesti keelt kerge aktsendiga, sest oli pärit venekeelsest perest. Uurijad alustasid tööd, et leida pistoda päritolu ja selle seos mõrvaohvri Ivoga. Toivo läheb läbi politsei lintide ja jalutab koroner Karli juurde. Tere Toivo, ma just uurisin sündmuskohal, kus noor sõdur Ivo leiti pistodaga rinnas. Mul on sulle mõned huvitavad leiud jagada. Tere, Karl. Ma olen kogu päeva oodanud sinu raportit. Mis sa avastasid? Esiteks, Ivo asus Vabadussamba juures oleva pingi tagaosas, mis võib seletada, miks teda ei märganud tuhanded möödujad. Teiseks, ma avastasin, et pistodal on initsiaalid, mis viitavad sellele, et see kuulus kunagi kõrgele ametnikule. Täpsemalt see pistoda varastati 3 kuud tagasi ühe ministri kodust. See tähendab, et kuritegu võis toime panna keegi, kes teadis selle relva asukohta. Huvitav, kas Ivo riietus viitab sellele, et ta oli paraadil osaleja? Jah, ta kandis sõjaväelist vormiriietust, mis näitab, et ta võis osaleda Eesti Vabariigi aastapäeva paraadil. Ma leidsin ka, et ta suri umbes 2 tundi enne paraadi algust. See viitab sellele, et kuritegu toimus enne ürituse algust, mis võib olla põhjus, miks keegi ei märganud Ivat paraadi ajal. Kas sa leidsid midagi tema isiklikest asjadest? Äkki mõni vihje, miks keegi oleks tahtnud teda tappa? Ivo rahakotist leidsin tühja ümbriku, millel oli kirjas "Tõde tuleb välja". See vihjab, et võib-olla Ivo teadis midagi, mis võis kellegi jaoks olla probleemne. Ma arvan, et me peaksime uurima tema tausta ja suhteid teiste sõjaväelastega, et leida motiiv. Samuti peaksime uurima pistoda varguse asjaolusid ja võimalikku seost Ivoga. Selge, Karl. Hea töö seni. Ma hakkangi uurima Ivo tausta ja võimalikke vaenlasi, samuti pistoda varguse juhtumit. Vaatame, kas me suudame selle mõistatuse lahendada ja Ivole õigluse tuua. Täpselt, Toivo. Ma uurin veel sündmuskohal, et leida võimalikke tõendeid ja vihjeid. Hoiame ühendust ja töötame koos, et lahendada see juhtum. Toivo ja Dimitri võtsid pistoda varguse nurga ette. Toivo ja tema partner Dimitri hakkasid uurimise käigus külastama kohalikke pandimaju, lootuses leida vihjeid pistoda varguse ja Ivoga seotud asjaolude kohta. Nad käisid läbi mitmeid pandimaju, uurides igas neist pistoda sarnaseid esemeid ja küsitledes töötajaid. Lõpuks jõudsid nad Sõpruse puiestee Luuperi pandimajja, mis asus nurga taga keldrikorrusel. Pandimaja oli räppane ja nägi välja nagu aastate jooksul kogunenud kurbade saatustega esemete kogumiskoht. Selle sildil põles helgelt ainult luuosa, samas kui perosa oli pimedas pirnid läbi põlenud. Pandimaja oli täis riiuleid erinevate koduelektroonikaseadmete ja odavate ehete näol. Toivo ja Dimitri hakkasid hoolikalt uurima kõiki riiuleid, otsides midagi, mis võiks viidata pistodale või vargusele. Toivo, vaata, kas need noad siin riiulil võiksid olla sarnased meie otsitavale pistodale? Võimalik, aga ma ei näe siin ühtegi, millel oleksid samad initsiaalid. Küsime parem töötajalt, äkki on neil hiljuti midagi sarnast ostetud või müüdud. Nad läksid pandimaja töötaja juurde, et uurida, kas tal on infot varastatud pistoda kohta. Tere, me oleme politseist ja uurime ühte juhtumit, mis on seotud varastatud pistodaga. Kas teile on hiljuti müüdud või pakutud midagi sellist, millel oleks initsiaalid? Pandimaja töötaja, veidi närviline, vaatas neid ja vastas. Ma ei ole kindel, aga ma saan vaadata meie tehingute nimekirja, kui soovite. Toivo ja Dimitri jälgisid, kuidas töötaja kontrollis oma arvutit, lootes leida vihjeid, mis aitaksid neil juhtumit lahendada. Pandimaja töötaja leidis arvutist kande pistoda kohta, kuid nimi oli kustutatud või seda ei olnud kunagi sisestatud, mis tundus talle väga veider. Ta selgitas Toivole ja Dimitrile, et hakkas alles 6 aega tagasi seal tööle. Seega ei teada palju varasemate tehingute kohta. Vana töötaja Ivan vallandati varastamise eest ning oli politseile juba ammu tuttav narkomaan. Toivo ja Dimitri teadsid Ivanit hästi,
kuna nad olid teda mitmeid kordi narkojoobes kainestusmajja vedanud. Toivo helistas oma uurijast sõbrale ning küsis, kust nad on Ivani pidevalt üles korjanud. Sõber vastas kiirelt sõnumiga Bermuda kolmnurk tänavaosa, kus mitu paari on koos ja joobes inimesed tihti kaklevad tänaval. Toivo ja Dimitri läksid Bermuda kolmnurka, lootes leida Ivani ja temalt vajalikku teavet saada. Kui nad sinna jõudsid, märkasid nad juhuslikult Ivani, kes oli ilmselgelt narkojoobes. Nad veetsid ta kainestusmajja, et ta saaks kaineneda ja nad saaksid temalt ütlusi võtta. Pärast kainenemist viisid Toivo ja Dimitri Ivani ülekuulamisruumi. Pärast pikka ülekuulamist tunnistas Ivan lõpuks, et oli murdnud sisse ministri majja ja varastanud pistuda. Kuid ta lisas, et põgenedes nägi ta 2 sõdurivormis meest, kes tundusid olevat temast huvitatud. Ivan oli paanikas ja jättis raskema koti maha, põgenedes täiel kiirusel. Viimati nägi ta, kuidas üks sõduritest kotti üles korjas. Ivan, kas sa mäletad neid sõdurivormis mehi, kes sind jälitasid? Kas sa suudad neid kirjeldada? Ma ei mäleta nende nägusid, kuid üks neist oli pikem ja tugevam. Teine mees oli lühem ja nägi noorem välja. Ma ei tea, kes nad olid, aga ma olin kindel, et nad olid minu jälgedes. Kas sa mäletad, mis ajal see toimus? Millal sa pistuda varastasid? Ma arvan, et see oli varahommikul, päikesetõusu ajal, umbes paar päeva enne paraadi. Toivo ja Dimitri vahetasid pilke, teades, et Ivan võib olla neile oluline vihje nende juhtumi lahendamisel. Nad otsustasid uurida neid sõdurivormis mehi, kellest Ivan rääkis, lootes leida seose noore sõduri Ivo surma ja varastatud pistoda vahel. Toivo ja Dimitri võtsid ette erinevate sõduriväeosade läbihelistamise, et leida mehi, kellel tol hetkel oli linnas luba viibida. Selgus, et ainult küberväejuhatuse sõduritel oli tol ajal luba linnas viibida. Huvitaval kombel oli mõrvatud Ivo, samuti küberväejuhatuse liige. Uurijad hakkasid kahtlustama Ivoga samasse üksusesse kuuluvaid sõdureid ja võtsid ette nende ülekuulamise. Ükski neist ei tundunud esmapilgul kahtlane ega omavat motiivi Ivo tapmiseks. Toivo ei lasknud end sellest heidutada, ta oli harjunud keeruliste puslede lahendamisega. Otsustati kontrollida kahtlusaluste telefonide sisu. Üllataval kombel leiti üksuse liikme Mardi telefonist foto, mille ta oli avastanud oma tüdruksõbra Triinu telefonist. Pildil suudes Ivo Triinut. Toivo ja Dimitri mõistsid, et see võis olla põhjus, miks Mart Ivat tappis. Uurijad kutsusid Mardi ülekuulamisele, et saada tema käest vastuseid. Mart istus ülekuulamisruumis, kuid keeldus alguses rääkimast. Toivo ja Dimitri olid kindlad, et nende oletus on õige, kuid vajasid Mardi kinnitusi, et saada tõendusmaterjali, mis võiks panna süüdistuse püsti. Toivo uuris Marti. Mis sa tunned, kui vaatad seda fotot? Mart vaatas fotot ja sõnas vihaselt. See pilt kinnitab, et Ivo reetis mu sõprust. Ma ei suuda mõista, miks ta tegi seda. Toivo küsis edasi. Kas see viha oli piisavalt suur, et panna sind Ivot tapma? Mart vaikis hetkeks, kuid lõpuks tunnistas. Ma ei suutnud taluda mõtet, et mu parim sõber ja mu tüdruksõber mind reetavad. Ma ei suutnud seda taluda ja ma tegin lõpu sellele. Dimitri küsis õrnalt. Kuidas sa said pistuda, millega Ivot tapsid? Mart rääkis. Ma nägin Ivani põgenevat ministri majast. Ta oli paanikas ja jättis koti maha. Ma korjasin koti üles ja avastasin, et selles on pistuda. Ma ei teadnud tol ajal, et see oli varastatud. Kuid kui ma nägin seda pilti, siis ma teadsin, et see relv on määratud Ivole. Toivo ja Dimitri vahetasid pilke. Kõik tõendid näitasid, et Mart oli Ivot tapanud armukadedusest. Toivo ütles Mardile. Ma mõistan, et sa tundsid end reedetuna, aga see ei anna sulle õigust kellegi elu võtta. Sa pead vastutama oma tegude eest. Mardil olid silmad pisaratest märjad, kui ta nõustus. Ma tean, et olen teinud suure vea. Ma kahetsen seda. Ma olen valmis vastutama. Mõrvamüsteerium oli lahendatud. Mart viidi kohtu ette, kus ta tunnistas oma süüd ja sai karistuse. Toivo ja Dimitri olid tõestanud taas oma oskusi detektiividena. See lugu ei olnud neile lihtsalt järjekordne juhtum. See andis neile õppetunni, et inimeste elud ja motiivid on keerulised ning tõde ei pruugi alati olla see, mida nad esmapilgul arvavad. Mõni aeg hiljem, kui Mart juba vanglas viibis, tuli Dimitrile meelde üks väike detail, mis teda kummitama jäi. Ta otsustas seda lähemalt uurida. Dimitri avastas, et Triinu sõbranna oli tehisintellekti abil loonud pildi, kus Ivo suudleb Triinut. See oli mõeldud vaid kahjutu naljana. Dimitri tõi selle info Toivo ette, kes oli šokeeritud. Nad mõistsid, et Mart oli toime pannud mõrva, mis põhines valel. Nad otsustasid viivitamatult Marti juhtumit uuesti uurida, et tuua ilmsiks tõde ja leida õiglus.
Toivo ja Dmitri uurisid Triinu sõbranna üle, kes tunnistas, et oli tõepoolest kasutanud tehisintellekti, et luua pilt, kus Ivo suudleb Triinut. Ta kinnitas, et see oli mõeldud vaid kahjutu naljana ning tal polnud aimugi, et see võiks põhjustada nii traagilisi tagajärgi. Uurijad pidid nüüd tegelema keerulise olukorraga, kus Mart oli tunnistanud mõrva, mida ta oli toime pannud vale eelduse alusel. Toivo ja Dmitri kaasasid kohtu ja prokuröri oma uutesse avastustesse, lootuses, et see aitab Mardil saada õiglase karistuse, võttes arvesse neid uusi asjaolusid. Kohtuistungil tunnistas Triinu sõbranna, et pilt oli tehisintellektiga genereeritud ning Ivo ja Triinu suhe oli täiesti väljamõeldis. Kohtunik arvestas seda uut tõendit ja Marti süütunnet ning otsustas vähendada tema karistust, kuna tema motiiv põhines valel. Mart sai teada, et Ivo ei olnud teda reetnud ega olnud suhtes Triinuga. See oli talle küll väike kergendus, kuid teadmine, et ta oli tapnud oma parima sõbra valeinfo tõttu, jäi tema südamesse raskena. Toivo ja Dmitri olid lahendanud keerulise ja traagilise juhtumi, mis oli neile mõlemale õppetunniks. Nad mõistsid, kui oluline on mitte ainult jälitada tõendeid, vaid ka süveneda inimeste motiividesse ja nende tagamaadesse. See juhtum tõestas, et tõde võib olla keerulisem ja ootamatum, kui nad oleksid osanud ette kujutada. Lugu lõppes õppetundide ja kahetsusega. Toivo ja Dmitri jätkasid oma tööd detektiividena, kandes endaga kaasas seda kogemust. Nende partnerlus tugevnes, kuna nad olid õppinud üksteist paremini mõistma ja usaldama. Mart, kes oli nüüd teadlik oma veast, pidi õppima elama tagajärgedega. Ta kasutas oma aega vanglas eneseanalüüsiks ja leppimiseks oma süütundega, mis kaasnes Ivoga seotud traagilise eksitusega. Triinu ja tema sõbranna mõistsid samuti, milliseid õudseid tagajärgi võib kaasa tuua hoolimatu nali. Nad püüdsid oma elu edasi elada, kuid teadmine, et nende tegevus oli osaliselt kaasa aidanud sõbra surmale, jättis neile sügava armi. Toivo mõtiskles juhtumi üle ja mõistis, et see lugu oli talle andnud olulisi õppetunde. Ta otsustas pöörata rohkem tähelepanu oma isiklikule elule, püüdes parandada suhteid oma endise naise Mari ja pojaga Meelis. Ta tahtis teha kõik endast oleneva, et mitte lasta oma tööelul nii sügavalt mõjutada tema isiklikku elu. Dmitri, kes oli veel noor detektiiv, võttis sellest juhtumist õppust, et tõde võib olla peidetud ja pealt näha ilmselged asjaolud võivad olla petlikud. Ta otsustas tulevikus olla hoolikam ja tähelepanelikum nii tõendite kui ka inimeste lugude suhtes, mida ta kuulis. Aastate jooksul said Toivo ja Dmitri lahendada veel palju kriminaaljuhtumeid, kuid Ivoga seotud juhtum jäi neile südamesse. Nad pidasid seda oma karjääri üheks kõige keerulisemaks ja mõtlema panevamaks hetkeks. See lugu tuletas neile alati meelde, kui oluline on mitte ainult tõendite jälitamine, vaid ka inimeste motiivide ja nende tagamaade mõistmine. Tallinna tänavatel jätkusid elu ja kuritegevus, kuid detektiivid Toivo ja Dmitri olid valmis uuteks väljakutseteks, varustatud õppetundide ja kogemustega, mida nad olid saanud Ivoga seotud traagilise mõrvamüsteeriumi lahendamisest. Nende töö oli hoida linn turvalisena ja leida õiglus neile, kes seda vajasid. Kuigi Ivoga seotud juhtum oli lõppenud, oli selle mõju detektiividele, nende peredele ja kõigile asjaosalistele jätkuvalt tunda. See juhtum oli toonud esile sügavad emotsioonid, kahetsuse ja õppetunnid, mida kõik pidid oma südamesse jätma.